top 3 asja, mida sa soomlastelt õppinud oled? Mina õppisin, väga hea küsimus, et ma ei tea, kas ma oskan 3 öelda. No kindlasti on, aga lihtsalt nüüd olen pinges kaamerad ja. Muidugi. Aga Argentiinas, kui mina olin väike, koolist meile tihti öeldi, et näiteks anti mingid arvutid või midagi, et kasuta seda nagu oleks sinu enda oma. Et hooli sellest, nagu see oleks sinu enda oma. Ja Soomes meile öeldi ülikoolis, et kasuta seda teades, et see ei ole sinu oma. Et see on kõigide oma, et see on teiste oma ka. Sinu enda omaga, tee mis sa tahad kodus, eks ole. Ja see väike erinevus, nägemuse erinevus ja paradigma minu arust oli nii oluline, et muidugi, miks ma pean hoolima ainult siis, kui see on minu enda oma. Ma hoolingi rohkem, kui see on teiste oma. See väga meeldis mulle. See on tõesti oluline asi. Ja, see on väga hea. Usaldus, turvalisus. Ma võiksin unustada ülikooli, oma fotokas, oma telefon ja alati oli seal, kui ma tulin tagasi. Ma ei taha Argentiinast halvasti rääkida. Aga viimasel reisil ma käisin McDonaldsis Eesti sõpraga, kes oli seal. Jätsin oma telefoni veetsu nagu tualetti. Tegin oma asju. Tulin tagasi. Läinud. Et see on, mis seal nagu juhtub. Et mul oli väga hea meel, et saad elada rahulikult, et sa pea kogu aeg vaatama, et kas asjad on olemas, kas miski kadus, eks ole. Seda ma väärtustan väga Soomis. No aga olgem ausad, see ole siis Buenos Aires, on ju. Et no see on ikkagi täiesti teine mastaap ka muidugi. No 10 miljon. Seal on igasuguseid. No täpselt, ma mõtlengi. Minusuguseid ka. Õnneks sinusuguseid ka. Mis nii, aga ütle võib-olla üks asi veel, mis sind nii-öelda soomlast, enne kui me Eesti juurde jõuame. Jaa, ma tahan Eestisse jõuda. No kohe jõuame. Oleme kõigepealt veel praegu meil Tallinki laeg seisab. Nad ei sõida. Praegu ei sõida, me oleme praegu kinni Soomes. Et üks asi veel, mis sa oled õppinud soomlastelt? Hoolida linna puhtusest ja loodusest. Jaa, seda nad teevad väga hästi. Jaa, see väga meeldib mulle. Kas see oli kuidagi, panid sa kohe tähele seda, kui sa Helsingis jõudsid? Jaa. Et ongi, et linnapilt on lihtsalt nii-öelda... Ja inimesed ei viska asju ja kui keegi viskab, siis keegi teine ütleb, et kuule, sul kukkus midagi või mis... Et see oli nagu... See arusaamine sellest, et elame kogukonnana. Et kõik oleme siin seotud. See meeldis mulle. Nagu, et linn on meie oma.